tere hommikust või no enam ei ole hommik jälle või no nii ja naa, kell saab 11 kohe. Jõudsime koju tagasi, käisime Noorega meie nina, kõrva, kurgu arsti juures ja Noore täna öösel jälle muidugi ärkas täpselt siples ja siis jõnnis, et tal kõrv valutab ja sai valukat ja see oligi hea, et sai täna kohe kõrvad ette näidata ja siis põhimõtteliselt kuulmist seda testi teha ei saanud, sest mingit inimest ei olnud tööl ja tal ei ole veel põletikku. Tal on see mingi vedelik sinna tekkinud ja kõike ja põletiku eelne olukord ja kohe antibiotsi äkki ei kirjutaks ja siis ta ütleski, et laps ei oska seda ebamugavust, et ta ei oska selle ebamugavustundega olla ja see kisub ja siuke, aga see ei ole siuke valu, et nagu ma ei tea, näpp jääb ukse vahel, et ta nagu niimoodi hullult, et ta on ebamugavus ja kisub ja siuke tunne ja laps lihtsalt ei oska väljendada. Norofen aitab hästi ja siis me saime 2 mingit rohtu veel, mida me nüüd peame, et see kõik nagu äkki tõmbab tagasi ja 3 nädala pärast lähme uuesti ja siis vaatame, kas see, mis sellest saanud on põletikudest ja asjadest ja eile ma olin nii väsinud. Ma tulin koolist taksoga koju, sest ma pidin naabrinaise oota kohe naabrinaise laste juurde tulema, et nad magama panema, sest nad olid mehega kinos ja siis teine sõbranna pidi minema oma lapsi magama panema koju ja siis ma sain mingi veerand pool 10 ka koju ja siis panin veel Noore magama ema ja siis magasid Noora mitte ja siis ma olingi nii väsinud, käisin pesus ja läksin ka tuttu ära, nii et ja täna mul on kuidagi ülihalb või nagu närviline päev, ma ei tea, kas see on magamatus kõik, pluss mul hakkasid naiste asjad. Kas see mängib ka rolli või mitte, ma ei tea. Aga ma olen räme nagu, ma tunnen, Saskia mingi suht undas terve aeg kärus on ja miski tal ei sobinud, ta oli väsinud, magama ei jää, siis ma olin lihtsalt mingi oh my god, nagu ma tundsin, kuidas ma tahaks lihtsalt, ma ei tea, karjuda kuskil metsas või nagu, kuidagi ei suutnud täna nagu üldse taluda seda, muidu see ei ole nagu probleem. Siis üldiselt, mitte kogu aeg, aga nagu üldiselt ma nagu ikkagi suudan nagu taluda, siis Noora kuidagi, ma ei tea, räägime samast asjast juba 3 päeva ja siis tegelikult täna jälle küsib 1000 korda selle sama asja kohta, sama asja meil nagu mingi lõpuks nagu suht närve ajas on, ega ma talle välja ei näidanud, et mind närve ajab ja ma olin kogu aeg sisemiselt kätti rahune maha, ta on laps, rahune maha, aga nagu sisemuses ma lihtsalt nagu tunnen, et ma tahaks nagu lihtsalt metsa minna karjuda, sest nagu kuidagi nii ärritav on kõik, ma ei tea. Ma loodan, et see läheb nüüd mööda, et me oleme kodus, äkki Sass on ka rahulikum, Sass eile ka enne kui ma kooli sain, siis ma ei tea, viimased tund-poolteist, või üldse viimasel ta on nii Noore moodi. Selles mõttes, et Noorega oli ainult nii, et pidid istuma taga põrandal ja ta kas ronis su otsas või mängisid temaga koos, siis ta on rahulik. Nii kui sa nagu tahad midagi teha, siis ta käib järgi, ainult karjub ja jonnib ja mööda jalga seisab üleval ja siis kukub ja siis jonnib veel rohkem ja ma ei tea. Aga nagu mul on vahepeal vaja asju teha, mul on vaja süüa teha, mul on vaja koristada, ma ei tea, pesu panna pesema, ma ei tea, vetsu tahan minna, mul on vaja asjad kokku panna, mis iganes, ma ei saa istuda lihtsalt terve päev mingi hommikust õhtuni lihtsalt mingi põrandal vaiba peal. Nagu mega crazy, et ta on üli Noore moodi selles mõttes ja eile juba tegelikult õhtuks mul oli juba tundsin, et see jonn nagu on väga ammendatud minu jaoks, et ma nagu kuidagi ei kannata enam seda. Aga õhtul, kui ma tulin ja värki, siis ta magas ka niikuinii ja öösel, kui ta päris palju jauras, siis see mind ei ajanud närvi ja hommikul nüüd, kui ta ärkas ja värki, siis oli ka nagu kõik okk, aga lihtsalt see arsti juures ja siis see Noora ja ma ei tea. Ütleme nii, et alati me ei ole ju me oleme inimesed ja me ei kannatagi kõike ja meil on omad mingid piirid ja vaadake, kui tervislikku asju ma joon. See on minu nii-öelda suur pahe. Aga
ma nüüd panin munad keema. Noora tahtis keedumuna. Sassule teen ka. Ise äkki teen ka, siis panin veits rohkem, sest Noora ütles, et ta tahaks makaronisalatit. Ta on avastanud uue toidu enda jaoks, mida ta nagu sööb. Ta sööb nagu, ta käivad periooditi ja siis ta võib seda ühte asja nagu päris palju süüa. Nii et nagu te olete näinud, siis ma teen väga palju makaronisalatit. See on nagu uus avastus. Eelnevad nagu nende 4 aasta jooksul ma olen ülivähe teinud mingi paaril korral. Aga nüüd on nagu mingi viimase trend on makaronisalat ja no kui ta seda vähegi sööb, siis tore. Kui arstid tuli, mis käisime Selveris, Sass jäi bussipeatus magama. Noh, ma kohe tulen, kallis. Sass jäi bussipeatuses magama linnas. Ja siis käisime Selveris. Praegult olid need Jomi karud, vitamiini omad olid soodukaga 9,99. Siis ostsin nii C kui D-vitamiini, sest neil oli just otsa saanud. Mingi üle said viimased. Ja siis käisin apteegis ja ostsin kasti maasikaid Noorale ja teistele. Mõtlen, väga rohkem midagi. No mingid nipet-näpet veel, aga suures pildis rohkem midagi. Nii et ja täna õhtul peab trenni minema. Ja ma tahaks tegelikult pannagi pesu pesema ja veits koristada, aga nagu näha, siis siin on nõud laiali. Sest ma eile õhtul ei jaksanud ja hommikul oli nii kiire. Võt. Nii et teeme selle hommikusöögi ära ja pärast mängime Nooraga ja Sassuga ja veits toimetame. Ma tahan pallimerega kokku panna, ma tõin maalt selle pallimere katte ära. Mingi aasta või rohkem tagasi viisin maale, sest ühes kohas oli õmblus lahti ja ma tahtsin ära pesta ja siis maal on nagu õmblusmasin ja suvel või millal iganes ma viisin, et sai veel nagu kuivatada õues ilusti. Ja siis viisingi sinna ja nüüd ma ei olnud tagasi toonud. Ja nüüd ma mõtlesin, et Sass on täpselt siukses vanuses, et vaikselt ta nagu saaks sinna sisse juba ronida ja mängida. Ja ma hakkas ka selles vanuses. Nüüd tõingi nädalavahetusel ära, või noh, pühapäeval kui tulime. Nüüd ma pean selle otsima selle ümbrise ja pallid rõdult välja ja siis kokku panema. Võt. Nii et hakkame siis toimetama. Ma ootan bussi. Mõtlesin, et on kiire update'i. Käisin ostsin energiaskust kohvi oma esimese täna. Aga mul on mingi... ma sõin ka just. Mul on mingi 3-4 tundi pea nii jõhkralt valutanud. Nüüd kui bussi saan kohvi ära joon, siis ma võtan tablaka sisse. Ja siis mul tuli SMS, et Noora prillid on valmis. Tulime Hennuga ruttu siia. Prillidele järgi. Ja siis ma käisin poes ja võtsin omale kohvi ja värki ka. Ja nüüd lähen trenni siis. Hennu läks emmale järgi, naabrinaine vaatab Noorat ja Sassut, sest Sassu magas. Ja Nooral oli väike palavik ja ma tahtsin prillid kindlalt ära tuua täna. Just ta oli niikuinii, et ta on niikuinii kodus, et tal vahet ei ole, et ta võib nagu vaadata. Nii et ja tegin kodus just jõudsin, kui Ennu jõudsin salati valmis, makaronisalati, nagu ma ütlesin enne. Nii et ja. Aga nüüd kimame siis trenni ja ma loodan, et mu peavalu annab ühel hetkel järgi. Tere hommikust! Jätsin kõik plikad koju. Kuna täna on nii lühendatud tööpäev. Ja siis mõtlesin, et las emma olla ka kodus. Nooral oli öössel, ma ei tea, pool ööd ta igast tulikuum. Oli ikka mingi korralik palavik. Aga jah, rohtu ma kohe ei tahtnud anda, sest 3 tundi nagu oli mööda sellest eelmisest rohust. Ja hommikuks oli ta täiesti maha jahtunud ja nüüd ta magab siiamaani kell saab 8:30. Et ma ei tea, teeks näis mingi vimm on tal sees. Nii et ja... Nüüd ma teen pannkooke ja ma ei tea, mis väga pikka aja.
ja vaatame, mis me siin täna siis tegema hakkame. Õhtul mul on kool, ma tean. Aga vaatame, mis me päeval teeme. Istume siin lastetuas. Istume lastetuas ja mängime. Tasakesti Saskia. Varsti peaks Hennu ka jõudma koju. Vau, tubli! Aga põhimõtteliselt nüüd ongi vist kõik on haiged. Ema täiega Tati jookseb. Noorel oli vahepeal 39 päevik peaaegu. Sai rohtu, nüüd on jälle tuju hea. Mängib. Ennem pikutas. No jaa, emme kohe aitab uue teha. Kas sa tahad äkki Minni ja neid maju teha või? No emme kohe teeb. Nii et siis me nüüd mängime, kuni issi tuleb. Siis vaatab, mis me edasi teeme. Ja me peaks süüa tegema. Eilne salat. Jaa, sest eilne salat kõik söödi ära. Tasakesti. Võt. Hello, ma teeks seda ilutust. Just rätsisin oma nägu. Väga ilus. Aga pean vähem kui tunni pärast uksest välja astuma. Ma ei viitsi mitte midagi teha, aga ma pean kooli minema. Ma ei tea, ma olen nii magamata viimasel ajal. Igatahes. Ma pean kohe varsti uksest välja minema. Ma lähen siuke välja. Ja ma olen mega magamata viimasel ajal. Nii et meil olin trennis. Ja mis mu lapsed tegid mu balletiga. Miksi omaga. See oli mingi 65 € maksis. Love it. Aga noh, mis seal enam siis. Aga nüüd ma teen meigi ja üritan oma ilutused ära varjata ja riided vahetada, asjad kokku panna ja hakata tubliks ja minna olla tark koolis. Ebanormaalselt tuiskab jälle ja mingi full talv on lihtsalt õues. Vaatasin just siin eelmise video, mida ma pean hakkama kokku panema. Mingiseid lõike ja kõik lumi oli sulanud, päike paistis, mingi täielik kevad lihtsalt. Ja praegult on, ma ei tea, fulli talv. Nagu suures pildis on ilus, aga ma olin nagu täiega kevadeks valmis. Mul on kõik uued vestid, tagid, värgid, särgid. Tahtsin siin nüüd märtsi alguses osta endale Air Maxid. Kohe pisar ka jookseb. Tule. Aga kuhu ma, või noh, mis ma nüüd ostan, või jah.
tore, vaatame ühed ugid juurde äkki. Kell on mingi kohe 10 saamas. Lund jätkuvalt sajab ja ma kõnnin koju. Ja ma käisin Selveris kooli juures. Innu tähtis, et ma tooks talle mingit džinni ja värki. Siis võtsin hommikuks ka asju ja pillele. Tead, mul on kokku 3 ülirasket kotti. Ja mul juhtus koolitusel esimest korda siuke asi. Ma nagu reaalselt näppudega üritasin oma silmi suureks teha, et need kinni ei vajuks. Olin nagu nii väsinud, et ma võpatasin mitu korda, ma nihelesin rämedalt. Sest ma olin lihtsalt nii väsinud mingi. See kestis mingi natuke üle poole tunni. Ja siis läks üle. Ja siis ma olin jälle ergas, aga lihtsalt üliveider. Tere hommikust. Tegelikult kell vist ei ole enam nii hommik. Jah, kell on 12:30. Aga ma ei ole täna filminud. Ma sain magada mingi 10-ni. Siis Noora tuli ajas mu ülesse. Ma eile ütlesin Hennule, et ma nagu väga vajaks üks hommik magada ka. Et ma lihtsalt ei jaksa, et kui ma juba loengus niimoodi magama hakkan jääma, et siis see ei ole nagu okkan ja et ma ei suuda lihtsalt nagu silmi lahti hoida. Eile tulin koju, mõtlesin peigalt, kas ma teen oma pudeli lahti või ei tee, et mul juua klaasike. Siis me hakkasime vaatama sarja, ma jõudsin ühe osa ära vaadata ja ma jõudnud isegi mulli seda poolt klaasi või veerand klaasi, ei pool klaasi vist või veerand, ma ei mäleta. Ma ei jõudnud ära juua, ma jäin magama lihtsalt. Ja siis ma magasin diivanil mingi kellani ja siis läksin meie voodisse ära ja ma ei tea, ma olin nii väsinud, et eilne õhtu on ka ülihägune tegelikult, sest ma olin lihtsalt nii vessu. Ja hommikul ärkasin, Hennu oli süüa teinud, siis sõin, jõin kohvi või mingi veerand tassi sain juua ja siis Noora ajas selle mulle hommikumantli ja vaiba peale. Ja nüüd just lõpetasin koristamise, tegin toad korda, panin pesu pesema ja mul on pärast vaja lapata veel pesurest tühjaks, mis on kuhjunud puhastest riietest. Ja tolmukaga pean käima, tolmud võtsin ka jälle ära. Ja meie tuba näiteks koristama, sest praegult Sass magab seal. Hennu hakkas tüdrukutega värviraamatuid värvima, või tüdrukud hakkasid, Hennu pani nad värvima. Ja ma lähen tegelikult pessu ja siis tere! Nii, mis ma tahtsin? Mul on ütleme, et 20-25 minutit aega, et uksest välja minna. Tulin just pesust. Ja siis nüüd teen ennast ruttu korda. Enam-vähem, et ma päris mingi, ma ei tea, mis asi välja ei näe. Talvel mu nahk on nii laiguline ja nii jube, et ja kui ma talvel jumekat ei pane, kui on külm periood, siis mul läheb näonahk kohe katki tuule ja kõigega. Nagu mega haige. Kunagi, kui ma ennast nagu nii palju ei meikinud, kui ma noor olin, siis mul oli iga talv külmal perioodil oli näonahk põsed ja siit oli kõik ketendas ja oli katki nagu. Ja siis ma mingi aeg, kui ma hakkasin juba veits meiki kasutama, siis ma sain aru, et iga kord, kui ma jätsin nagu meigi panemata, siis mul läks jälle katki talvel näonahk. Aga ma siiski, see ei tähenda, et iga päev meigin ennast, et ma jätan ikka meikimata, ma ei viitsi kogu aeg. Ja mul käib üldse see meikimine kõik, pekkisid juuksed tilguvad. Käib see meikimine kõik nagu hooti. Vahepeal mul on mingi siuke periood, kus ma kogu aeg tahaks mingi mega ilus, mega fab välja näha. Ma ei tea, käin ainult mingi, ma ei tea, mis ilusate riiete ja hullult läbi mõeldud ja mingi hull meik ja kõik. Ja siis tuleb periood, kus ma võin käia ainult dressipükste ja null meigi ja krunniga. Seega. Ja ma olen terve elu siuke öelda, et mul käivad hooti need asjad. Et ja ma vist ei suuda kunagi olla siuke mingi full, mingi kogu aeg 24/7 mega ilus naiselik naine. Et mul ikka lööb seda poisilikust ka sisse, et ainult dressipüksid ja krunn ja suht jolosväeg ja savi kõigest. Nii et
ja mis te arvate mu kulmud? Kas need on okeid loomulikud või ma peaks tumedamaks laskma neid teha? Mulle endale nagu vahepeal tundnud aega, et ma peaks laskma ikka neid tumedamaks teha. Ja siis järgmine, et ma ikkagi vaatan, et täiega ilusad loomulikud. Nii et ma ei suuda otsustada. No veits tumedamaks nad lähevad niikuinii. Kui ma lasen selle sama pigmendiga nagu teha, pluss pigment hakkab ise tumedamaks minema nüüd siin mingi nädala-kahega. Aga jah, vahepeal ma ikka vaatan, et täiega heledad. Ja siis järgmine, et ma vaatan, et täiega kenad, et nii loomulik ja ilus ja nüüd praegu panen mingi tonni vahel, et ma ei jõua õigel ajal siit uksest välja. Pole tegelikult bussiaegu ka vaadata, aga eeldatavasti kuskil tunnika mul kulub sinna trenni jõudmisele bussidega liigeldes. Nii et siis ma peaksin, ma ütlen, mul hakkab kella 5 trenn. Ma peaksin kell 4 kodust lahkuma. 15:47, 13 minutit. No ütleme, kui ma lähen 10 uksest välja, siis on ka nagu fine veel. Ja loodetavasti, et siis bussi tule mingi poolest alles. Peaks juuksid föönitama ka kiirelt ja mingid trenniasjad kokku lükkama. Ja me lähme pärast trenni proovima ostma riideid ka, millega tantsida võistlustel. Nii et kell on 16:07, nii et ma olen graafikus, kohe tuleb buss ka. Nii et jaa, lähme siis aga trenni, alt jäid juuksed veits märjaks, aga pealt sai kuivaks. Hello! Ma ei filminudki trennis ega kuskil midagi. Aga me jõudsin koju, kell on 7:30. Ja nüüd ma täiega mõtlen, et kas ma tellin midagi head süüa või ma teen Caesari salatit endale. Selles suhtes ei oleks hullu, kui ma telliks ka, sest siis tähendab, et ma teen homme endale Caesari salatit. Aga ma ei suuda praegult otsustada, eks ma pean Woldi ja Bolti lahti võtma, vaatama, kas seal on midagi head ja mingi hea pakkumine või ei. Jah, meile ei filminudki. Ma käisin, mul ema tuli siia, ma koristasin. Täna jätkan koristamisega. Sorteerisin plikad tuba. Sain vist juba vannituba ja sain mingi 3 kotti prügi. Ja õhtuks lõi mul palaviku ülesse ja nüüd ma olen ka haige. Mul on palavik, nohu, kurkreme valus ja värki. Aga noh, trenni peab ikka minema, sest võistlused ju tulevad ka. Nii et nüüd ma üritangi siin koristada kõik toad ära, kapid korda teha, meie toas ka ja hello! Ma ei olegi väga filminud, sest ülihalb on olla nii mul, ärge seda pange tähele, see on mingi pubekas. Ja kõik plikad on haiged, mina olen haige, Ennu on ainus terve, Ennu on tööl, eile käis kodus kiirabi, sest Nooral läks nagu nii hulluks lambis tööga. Ja siis täna käisime perearsti juures, sest ta pidas hommikuni vastu öelda, et kui ikka õhtul läheb elulemaks, et siis EMO-sse kindlasti. Aga et jah, nii haige lapsega oleks nagu jama minna EMO-sse passima. Tal on mingi mädavilli, mingi nakkus. Ma ei tea, mega haige. Ma loodan, et teised ei saa. Noorel on kogu aeg pea 40 palavik alla, ei taha minna. Teistel on mingi 39. Mul on mingi 38 midagi. Kell on 12. Ja on esimene hetk täna, kus keegi ei nuta, ei taha opa ja värki. Sassul ei ole rohtu sees, Sassu sai hommikul vist, võib-olla valetan. Aga Emma ja Noore said nüüd alles hiljuti. Või no Noore sai nüüdseks juba 2 tundi tagasi. Nüüd tal on hea olla viimased pool tundi. Ja Emma sai mingi tund tagasi midagi siukest sai rohu sisse. Ja nüüd on nagu see, et me just mängisime, panime puslesi, Noore mängis Barbimajas. Sassu mängis tuplotega ja Barbi asjade kõigega seal. Nüüd vaatavad natuke multikat, sest Emma läks natuke joriseks.
ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan ruttu koristama ja panen pesu pesema, sest kõik on nagu nii laiali tõmmatud mänguasjadest. Nagu üritan kogu aeg, et keegi, kui 2 tükki tahavad kaisus olla, siis raudselt 3. ju tahab ka kohe kaisu, aga ma ei saa, siis nad hakkavad kaklema, sest nad ei taha üksteise vastas ja otsas elamist hetkel, kuna kõigil on paha olla. Et siis keegi kuskil mängiks. Toapõrand on lihtsalt, kastid on laiali tõmmatud. Ja pesu on ka vaja pesta, homme on ju võistlused, ma tahaks riided läbi pesta. Igastahes ma nüüd üritan hästi kiirelt midagi ära teha, köök on ka täiesti null lihtsalt. Ja vaatame, mis see päev toob. Aga kulmud, vaadake, on juba tumedamaks hakkavad minema pigment. Tähagi ilusad. Esitavad meile kava Mirage. Tantsuolümpia 2023. DJ, put the record on the replay. When you play this record, smell like cool chain. Follow them, screaming like a group A. Mean up on my dick like a hood chain. Haters say the whatever you say. Because you know I'm too cool for you anyway. No script.
võidled? Mis see oli? Tegid krooksu või? Jube ilus ilm on täna õues, on ju? Täielikult saab paksu laia lund. Oleks praegu mingi detsember, siis ma oleks mingi lihtsalt... Oh, kui ilus. Aga meil on märtsikuu. Ja ma enam ei ole vaimustuses. Jaanuar-veebruar on ka veel tšuke, kus okse lumi võib tulla, aga no märts... Ma ei tea, kuidas teil on. Minu jaoks on küll see, et nagu... Märtsis juba ma ootaks nagu seda, et lumi hakkaks sulama, pigem mingit lörtsi, vihma, siukest teemat. Ehk siis siuke kevade teema tuleks sisse. Nii et ma ei tea. Nii, aga ma tahan, et sass magama läheks. Plikad hetkel on rahulikud, mängivad, vaatavad, kuidas lund sajab. Mingid itamängud asjad. Ja piired. Ma tahaks... Noora ja Noeris. Saadan perearstile meili. Tere. Kuna Noora algselt pidi saama 10 päeva antibiootikaga, ehk siis 2 purki, aga praegult 1 sai läbi ja tal on nagu ülihea olla ja kuna ta saab nii tihti, siis me otsustasime nagu perearstiga, et me arvatavasti jätame ainult 1 selle pudeli, et nii-öelda lühem kuur. Algselt me ei arvanud, et nii kiiresti lihtsalt korda saab. Ja midagi ma tahtsin veel öelda. Ma tahakski nüüd, ma saadan perearstile meili, et ma tahaks tegelikult teda näidata. Ja ma tahan anda pissiproovid aga ära, sellepärast kuna kui tal olid tuulerõuged, siis ta sai ka tüsistuse. Tal oli mingi mega tugev põiepõletik, tehti mingid neeru ja need ultrahelid, sest arvati, et tal on nagu neerudasi igal pool ka. Ja siis ma lugesin, et selle... mis see mingi mädavilli, see haigus, mis iganes, viirus, bakter, mis iganes, siis selle tüsistusena on täpselt sama teema, et mingi neerudesse võib lüüa ja mingi see, et tuleks teha nagu pissiproov. Ja kuna tal oli nädal aega peaaegu 40 palavik, siis noh, tema puhul ma enam nagu ei imestaks ja ma ei taha jälle mingi kuskil nädala pärast istuda EMO-s taga taaskord ja nii, et ta nutab ja on valus ja paha ja siis ma tahaks nagu ennetavalt anda selle pissiproovi ära ja vaadata, et kõik oleks korras. Nii et nüüd ma saadangi perearstile meili, et kas ta tahaks teda üle vaadata ja millal ma saaks pissiproovi tuua. Ja et eilsega sai antibiots läbi, et me siis ei alusta järgmist kuuri, sest kärnad on peal, juurde pole tekkinud. Suuremad kärnad on juba ära üldse tulnud ja värki, nii et. Ja kell on 10. Ma peaks veits koristama, kuni plikad rahulikult üksi mängivad. Ja kui sass magama jääb. Ja siis mingi hetk, ma mõtlen 2:30, ma pean olema arstil juba. 2:30 ütleme, et 8 sinna 1 aeg hakkama liikuma. 12 aeg hakkama tegelikult juba põhimõtteliselt enne 12 sättima asju kokku panema. Minu trenni asjad, Noora trenni asjad, sassule piimad, mässud, püreed, asjad kaasa. Siis midagi ma tahtsin veel ennast korda tegema värki. There's not much to do. Mis teed? Tere! Kas sa tõdesid? Tere! Sasu! Tere! Tere, Sasu! Ma olen lidudes hambaarstile, sest mul on 6 või 5 minutit aega arstiajani. Nii et jooksuga! Käisin ära, no veits on näha, et ikka veits paistes on ja suu üks mokk ei liigu. Normaalne. Aga nii võib ju vaeseks jääda, kui käid hambaarsti juures.
mingi natuke tööd ja sott läinud. Tegelikult see on normaalne summa vist. Ma olen kuulnud ikka, et lähevad mingi mitmed sajad, nii et aga ma pean see kuu ühe korra veel tulema, nii et tore, love it. Liigun igastahes nüüd ämma juurde tagasi ja issand, mind nii häirib see huul ja kõik. Aga igastahes mul oli mingi rasedusega päris suureks auk läinud. Igatahes oli väga suureks läinud. Ja ta ütles, et päris palju sai puurimist. Ta võib pärast haiget ka mulle teha, kui tuimestus kaob. Nii et eks näis siis. Ja ma ei tea 2 tundi süüa ka. Ma sain ennem kilo leiba, kui ma läksin arstile. Sest mul on palju midagi muud süüa. Mida ma oleks tahtnud. Nii et võtak. Ja nüüd natuke saan siin olla. Ja siis lähen trenni. Liigun trennist koju ja kell on kohe 9. Ja siis tuleb tüdrukud magama panna, vaatasin, tuled kõik põlesid, keegi ei maga. Ja raudselt mul on koristada. Ja ma pean tegema homseks kooliks 6 ülesannet ära. Päeva ja pearaamatusse kanded. Nii et vaatame, mis siis saab. Trennis vähemalt on käidud ja Noora käis ka täna trennis üle 100 aasta. Nii et. Noora, kas sa käisid trennis või? Kas meeldis? Oli tore? Näita, mis kleidiga sa käisid trennis. Sellise Ilsaga. Kui ilus šokolaadi nägu. Vaata. Nii, söö nüüd oma kook ära ja tasa õed läksid tuttu. Juu! Nii, teised läksid tuttu. Noora sööb kohukes ära. Söö just makarone. Väga ilu. Ja Noora, palun söö ära ilusti. Kell on palju, ma hambad ka pesta. Väga tore, mu ekraan on šokolaadine. Ja siis peseb hambad ja ma üritan siin kohe ära koristada. Nii palju kui laiali asju on. Ja veits panin juba asju kokku. Ja siis lähen käin ka pärast pesus ja siis hakkan ütlema. Pelle! Imeline. Aitäh sulle. Siin koristasin just, välja arvatud pesu, mida ma peakski veel tegema. Kuivatasin üks masin ja panin pesuga pesema, nii et ja ma tahaks mingi 2 masinat veel täna pesta. Vaadake, kui mu kulmud on nii ilusaks tumedaks läinud juba, see pigment.
aga jah, ja Sassu magab, ülendased sain koristatud ja plikad sodivad ja mängivad ja keeravad mingit jama. Aga ma peaks selle pesuga siin tegelema ja mis veel on kuivates. Ja ilm on ka päris ok praegult, et ma mõtlen, et kui Sass ärkab ja värk, et siis mingi hetk peaks tegelikult õue nendega minema mängima. Ja siis vaatama miskit, mida õhtuks süüa teha, sest kell on juba 11:12. Kui õues ka ära käib ja värki, siis ongi põhimõtteliselt niimoodi, et tuleks hakata midagi süüa vaatama õhtuks. Tüdrukud just sõid õuna ja värki ka. Ja hommikusöök oli suht hiline ja eks me siin midagi ikka näksime vahepeal, aga siuke korralik toit õhtuks ja värki enne kui mina ära ka lähen. Ma ei teagi, vaatan, ma ostsin selle terve suure ühe kana. Äkki ma teen seda. Aga tegelikult mul oleks vaja hakkliha ära teha. Nii et võib-olla peaks hoopis kotlet ja kartulit tegema täna. Ja ma pean vaatama, mul on üks kana ka, mis vist vajab ära tegemist. Nagu fileeribad. Nii et vaatame siis. Ja kui me õue lähme, siis ma peaks paki ära tooma, kui ma jõuan. Tellisin eile esmaspäeva raames lennetossud Noorala, sest Noorale saab, aga emmal on liiga väike jalg, et sealt tellida. Ja siis ostsime emmale uue turvatooliga ära, mis peaks siin 1-4 tööpäeva kulleriga. Et selle nädalaga äkki saabki kätte siis. Ja siis Sassu läheb siis emma praegusesse Joy 360 ja emma saab uue tooli, millega ta läheb siis nii-öelda lõpuni välja. Vot. Aga eks ma pärast näitan neid lennetosse ka, kui ma jõuan need ära tuua. Nii, õue me hetkel ei jõudnud, sest emmal hakkas mingi megapaha tuju, ta on vist vässu. Ja siis ta ei tahtnud täna minna, siis ma mõtlesin ok. Siis ma tean, et sellest ei tule mitte midagi välja, mõttetu. Noore mängib titaga, Saska läks ka sinna. Ja ma natuke pikutab, võib-olla jääb magama, vaatame. Võib-olla lihtsalt pikutab ja siis läheb tuju heaks. Ja siis lähme õue. Ma mõtlesin, et ma siis kasutan juust ja teen mingi söögi ära, sest kui me pärast õue lähme. Ongi ma koorin kartuli, panen kartuli keema ja siis ma mõtlesin, et ma pean hakkliha ära tegema. Teen kotletid, keedukartuli, jahukastme ja vaatan, kas midagi äkki veel. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, I can take it on my heart, oh, yeah, yeah. Give me your love, yeah, yeah. Call me when you want, baby, I can take it on my heart, oh, yeah, yeah. Give me your love, yeah, yeah, yeah.
keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. Kas sul juhtus väike õnnetus või? Kas sa said emme jahupočka kätte siit ääre pealt või? You're coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming. Panin nüüd taina siis külma, koristasin ruttu köögi ära ja näitan teile, köök on nagu enam-vähem, aga ülejäänud kodu on küll ikka jälle. Ma olen 3 korda seda elamist juba koristanud. Ja ma pean veel, võtsin just, panin ühe tekiga kuivama, panin 3. masinatäie pesu pesema ja ma pean hakkama lappama kokku ka puhast pesu peale küpsiste tegemist. Aga eks peale küpsiseid saab uuesti köögi ära koristada. Aga mul said sassule kotletid valmis, meile tänaseks ja homseks kotletid valmis, kartul on keedetud, jahukastme ma teen hiljem, aga ma näitan nüüd ülejäänud kodu teile, kui ilus see on. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me 1,000,000 years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. Mida sa teed? Keeps me high. Mida sa teed? Keeps me high. Tulin kiiresti veel teiliga uue ja siis lippan ise kooli, aga noored tosse vist, mis ma lennast tellisin, ei, ma ei tea, kas ma peale kooli viitsin ära tuua. Võib-olla siis homme. Aga ja, nii et nüüd teiliga kiire tiir. Teili! Ja siis kooli! Kooli!